aga sa reaalselt nagu paned oma aega sinna, et teda vihata. Kui on kokku lepitud õhtusöögi date, siis ma ei taha kuulda ka seda, et teine inimene on mingi, ma olen tegelikult söönud või et mul pole tegelikult kõht tühi. Mida sa ajad? Ma olen siia tulnud tühja kõhuga. Ja siis oli see hetk, et tuli siis teenindaja koos selle kaardimakse aparaadiga ja vend läks telefonisse nagu kirjutama midagi. Ja siis see teenindaja vaatas mulle otsa, mina vaatasin teenindajat, vaatasin seda kutti, ma lihtsalt mingi, okei, ma siis vist maksan. Kui koju jõudsime, ei suutnud ma enam end tagasi hoida ja küsisin temalt lillede kohta. Ta ütles, et ta ei ostnudki neid. Vastasin selle peale, et oleksin eelistanud lilli nendele inetutele kõrvarõngastele. Hei ja tere tulemast Kirstornil podcasti sõbrapäeva eriepisoodi. Ehk siis, kui sa kuulad seda episoodi selle välja tulemise nädalal, siis see nädal juba ongi valentinipäev või sõbrapäev. Mina tean seda alati rohkem kui sõbrapäeva ja ma arvan, et see valentinipäeva asi ja kogu see romantika teema tuleb rohkem kuidagi sealt USA poolt. Võib-olla see on lihtsalt ka, kuidas mina üles kasvasin või minu peretraditsioonidest, aga kuidagi nagu koolist ja kodust jäi minule alati mulje, et see on lihtsalt selline päev, kus sa tähistad sõprust ja ma ei tea, häid suhteid oma lähedastega, et üles kasvades see ei olnud minu jaoks mingisugune nagu romantikapäev. Jah, täiskasvanuks saades, eks ta nagu rohkem muutub selleks, aga mina olen täiega selle poolt, et see ei pea nii olema, et ma mõtlen just ka nagu vallaliste inimeste perspektiivist, et ei tasu üldse peanorus mingi kodus üksinda nutta, vaid miks mitte sõbrannad kokku kutsuda ja kui tõesti kõik sõbrannad on suhtes ja tähistavad 14. veebruaril seda valentinipäeva, siis kas või päev varem või päev hiljem teha lihtsalt koos sõbrannadega mingisugune tore brunch või kuidagi nagu tähistada just seda teist sorti armastust oma elus, ehk siis armastust sõprussuhete mõttes. Ja ma vist olen juba varem maininud seda, aga jah, minul, kui ma olin laps, siis kodus emps ostis kõigile kingitused, midagi sellist pisikest, väikest nunnut ja siis ma ei tea, kas see oli alati nii, aga mul on üks konkreetne sõbrapäeva hästi eredalt meeles, kus oligi, et ta oli teinud hommikusöögi või me vist sõime kooki hommikuks ja siis kõigil oli siis taldriku juures mingi pisike kingikott. Ja ma mäletan, et mina sain sellise karbikese, mis mängib seda muusikat, kui sa kerid seda väikest, ma ei tea, vändakest või mis seal on. Ja siis seal sellise roosa karp ja seal peal oli mingisugune nunnu tüdrukukene. Ja see oli nii armas. Ja siis teine asi, mis mul on väga eredalt meeles, et ühel sõbrapäeval ma sain emme käest kaardi. See on mul siiamaani kuskil alles. See oli minu jaoks nagu kõige armsam kaart üldse. Ma ei tea, see juba nagu väiksena tähendas mulle palju, kuigi ma pean ütlema, et üldiselt ma ei osanud hinnata lapsena nagu mingisuguseid sünnipäevakaarte või midagi. Aga see oli hästi armas ja ilusti tehtud kaart. Mu empsil on kunstiannet. Nii et see oli nagu ägedalt lahendatud ja ta oli sinna peale kirjutanud, ma armastan sind ja see ei olnud meie kodus asi, mida lihtsalt öeldi. Ma ei mäleta vist siiamaani ühtegi korda, kus keegi oleks mulle selle nagu verbaalselt välja öelnud või ma mõtlen siis mu ema või isa. Ehk siis see, et see lause oli seal kaardi peal kirjas, see oli kuidagi midagi nii erilist mu jaoks. Ehk siis see sõbrapäevakaart on vist kõige erilisem sõbrapäevakaart, mis ma olen saanud. Ja siis kooli ajal oli see ka mingisugune kaartide saatmise süsteem või ühesõnaga jagati mingisuguseid sõbrapäevakaarte. Ja vist ka nagu sõbrannadega omavahel kunagi sai mingisuguseid kaarte ja kingitusi üksteisele antud. Mina olen suur see kingituste inimene, nii et ma kindlasti mingi aeg olen mingisuguseid sõbrapäeva kingitusi teinud ja sest et lihtsalt mulle meeldib kingitusi teha.
Vot, aga ma nüüd hästi hakkasin kohe sellel sõbrapäeva teemal rääkima, aga tegelikult ikkagi mõtlesin, et mainin paar võitu ka ära. Nimelt üks asi, mille üle ma olen nii suurt rõõmu tundnud, on see, kui hästi on see aasta minu jaoks toitumise mõttes alanud, et ma olen hästi palju kodus ise kokanud ja just üritanud ka sellisest tervislikkuse aspektist läheneda sellele toitumisele, et ma tegelikult, kuidas ma ütlen, ma ei ole see inimene, et toit on lihtsalt nagu bensiin mu kehale ja ma lihtsalt nagu söön midagi, et kõhtu täita. Mulle ikkagi väga meeldib süüa nagu maitserikkaid häid toite ja ma väga naudin head toitu. Ehk siis minu jaoks on raske süüa näiteks nagu mingit paljast riisi ja kana ja mingi brokolit ja ma ei tea, sealiha näiteks või lihtsalt nagu mingi sihuke hästi mingi basic ja lihtne asi, see on minu jaoks nagu igav ja see ei paku mulle naudingut. Kuigi ma olen nagu aegade jooksul natuke üritanud seda mindset'i muuta, et et see toit ei pea iga kord pakkuma mingisugust, ma ei tea, mis naudingut ja maitseelamust, aga ma ei ole päris sinna jõudnud ikkagi veel. Ehk siis ma olen kuidagi nagu viimasel ajal leidnud mingisuguseid tervislikke retsepte, mis ka maitsevad mulle väga hästi ja kus on nagu palju, ma ei tea, vitamiine, kiudaineid, häid asju mu kehale reaalselt. Nii et selles osas ma olen mega rahul olnud. Mis ma veel oskan öelda? Ilma üle olen rõõmu tundnud. Kuigi külm, siis nii kui on päikseline, siis ma ikkagi naudin seda ilma. Et ma mõtlengi, et eelmine aasta ma vingusin väga palju selle ilma üle ja mul on tunne, et üks asi, ma tõesti nagu super palju ei naudi nagu talve, aga eelmine aasta minu arust ei olnud meil sellist lund ja oli väga palju sellist halli ja pilvist ilma. Ega praegugi on seda väga palju olnud, aga nüüd on ikkagi seda päikest ka olnud ja oh my god, kui ilus on selline päikseline lumine talveilm. Ma reaalselt käisin jalutamas üks päev ja käisin ringi ja lihtsalt naeratasin sellepärast, et nagu nii ilus oli see lumi sätendas, päiksekiired mu näol ja nagu selline hele, helge, selge, mõnus ilm. Vot. Aga muidugi ma arvan, et mul aitab seda kõike nautida ka see, et ma tean, et ma lähen kohe sooja. Kui sina seda kuulad, siis mina olen Sri Lankal. Et see on olnud ka selline tore motiveeriv teadmine kuklas. Ja kuna täna on meil tegelikult eriepisood ja neid häälsõnumeid ei tulnud ka kõige rohkem, siis ma annan omalt poolt ära ühe kingituse. Ja kingituseks on siis sellise kodumaise brändi nagu Mantra lõhnaküünal. See on kirsi lõhnaline. Ja siis selline armas Stockmanni enda brändi poolt ehtekarp. How cute is this? Nagu ikka, siis kui ka sina tahaksid väikest kingitust võita, siis pane oma häälsõnum teele kirstordil.com. Aga nagu alguses sai mainitud ja pealkirjast nägid, siis meil on sõbrapäeva episood täna. Ehk siis kuulame mõned sõbrapäeva või valentinipäeva voice'id ja siis mul on ka Redditist mõned lood, mida ma ette loeksin. Kuna neid sõbrapäeva voice ei tulnud piisavalt, võib-olla ma ei andnud ka ise nagu piisavalt head sisendit, vähemalt nii ma ise tundsin, siis jah, neid ei ole minu arvates terve episoodi jagu, aga ma ei ole neid kuulanud, nii et kuulan teiega koos esimest korda ja vaatame, mida põnevat te siia mulle saatnud olete. Hei, mul on selline lühem lugu, aga tagasi vaadates on ikka veel päris piinlik, sellepärast ma olin siis 6. klassis, kui ma õigesti mäletan. Ja mulle meeldis väga üks kutt, kes oli minust aasta vanem siis, aasta vanemas klassis. Ja ma mõtlesin, et sõbrapäeval on hea aeg siis enda tundeid talle väljendada niimoodi, et ma panin tema koolikappi siis enda tehtud kaardi südametega
panin sinna veel mingisuguse kommi juurde ja siis panin selle tema siis koolikappi. Ja kirjutasin sinna kaardile juurde, ma mäletan veel, et kirjuta mulle Messengeri. Ja siis ta kirjutaski mulle Messengeri pärast selle kaardi kättesaamist, et tal on tüdruksõber olemas. Ja siis see pole veel kõik. Hiljem kuidagi terve tema klass ja terve minu klass ka sai siis teada sellest, et ma olin sellise kaardi teinud. Ja siis kõik kuidagi naersid minu üle päris mõnda aega. Ja ma ei teagi, kas ta siis näitas seda kaarti kõigile või kuidagi, jah, igatahes selline naljakas, natuke piinlik lugu. Ei no ma kujutan ette, et 6. klassis see on ikkagi, see tundub korraks nagu maailma lõpp, kui midagi sellist nagu piinlikku juhtub. Või noh, et sa kirjutasid sellise privaatse kirja ja siis kõik saavad sellest teada. Ja üldse praegu kuidagi selle voice'iga mul tuli meelde, kui intensiivsed olid sellised 6., 7., 8. klassi crush'id. Või noh, kui sulle keegi meeldis, see oli nagu nii selline intensiivne tunne. Ja üldse nagu kõik sellega seonduv tundus nagu nii oluline, nii kui midagi nagu läks, ma ei tea, valesti või su crush'il tuli välja, et on tüdruk, siis see oli nagu selline nagu maailma lõpu tunne korraks. Nii naljakas ja noh, nüüd tagasi vaadates see kõik tundub nagu selline tühine või nagu, et see ei olnud üldse nii oluline ja pigem nagu, ma ei tea, naljatades vaatad tagasi sellele ajale. Aga selles hetkes see ei olnud naljakas. Ja ma kuidagi jäin mõtlema, et kuidas mina mäletan neid koolis olevaid neid nagu valentinipäeva postkaste ja asju. Ma kuni 6. klassini käisin siis ühes koolis ja siis sealt edasi käisin teises koolis. Ja mul on nagu tunne, et seal koolis, kus ma käisin kuni 6. klassini, ma kuidagi nagu hästi ähmaselt on meeles, et see oli nagu suurem asi, see kirjade saatmine läbi selle valentinipäeva postkasti ja et nagu mingisugust draamat sellega kaasnes. Ma küll midagi nagu konkreetselt ei mäleta, aga ma tean, et tõesti saadeti ka nagu sellised kirju, et sa meeldid mulle ja siis teinekord nagu ei olnud sinna nime pandud ja siuke nagu salapärane, aga saadeti ka nagu sõbrannadele mingi sõbrapäevakaarte, noh, poisid üksteisele ei saatnud, aga tüdrukud küll minu arust. Aga noh, nagu ma olen rääkinud, siis seal koolis mind kiusati, noh, just põhikooli ajal, 5.–6. klass ja ma vist siis küll mingisugust kaarti ei saanud. Et see oli nagu kurb, aga samas nagu põnev oli vaadata, kuidas teised neid kaarte said ja mis kõik sellega kaasnes. Aga seal koolis, kus ma käisin kuni gümnaasiumi lõpuni, ma ei mäleta väga seda teemat. Vist ikka oli nagu mingisugune ma ei tea, nii-öelda see postkast, aga ei mäleta midagi konkreetselt sellega seoses. Hei Kaisa, mingi umbes 5 aastat tagasi saatsin ma pakiga ise tehtud Raffaello komme ühele mehele, kes mulle tollel hetkel meeldis. Me olime mõnda aega koos peale seda ja siis me läksime lahku. Ja kui ma alguses saatsin talle neid komme sõbrapäevaks, sest ta meeldis mulle, siis nüüd olen ma saatnud iga aasta neid komme talle pakiga, sest ma vihkan teda. Ta tegi mulle väga palju haiget ja rikkus mu elu päris mitmeks aastaks ära. Ja siis pakiga saadud kommipurk, ise tehtud Raffaellod, on siuke terav torge tema sõbrapäeval, mis ta siis iga aasta sealt pakiautomaadist välja võtab. Issa, mul tekkis nii palju küsimusi. Äkki, kui sa oled valmis jagama, siis saada jätkuks voice selle kohta, et mida ta tegi, et ta su elu kohe mitmeks aastaks ära rikkus. Või kas see oli nagu, et ta tegi vaimselt nii palju kahju, et see nagu rikkus su elu või noh, ühesõnaga mul kohe tekkisid küsimused selle kohta. Ja siis ma mõtlesin, et järgmise asjale, et nagu see tundub nagu jälle mingi minu jaoks siuke nagu filmi stsenaariumi nagu teema.
aga ma vist ise ei teeks nii või nagu selles suhtes just, et sa teed neid ise iga aasta siis talle. Nagu mis siis, et nüüd see eesmärk on teine või see mõte seal taga, aga sa reaalselt nagu paned oma aega sinna, et teda vihata. Mis ma arvan, et ei ole nagu sihuke hea energia sinu enda ellu ka, et ma saan aru, sa üritad küll talle haiget teha sellega, aga ma arvan, et tegelikult see mõjutab sind rohkem. Ma ei tea, kas ta sööb neid päriselt, aga kui mina oleksin tema, siis ma ilmselt ju ma ei tea. Võib-olla nüüd ma lähen nagu liiga kuskile filmistsenaariumisse ära, aga ma oleks mingi, et ma ei tea, mis ta sinna sisse on pannud ja ma viskaks need ära. Võtan sealt pakiautomaadist välja ja panen sama targalt sinna kõrval olevasse prügikasti. Ehk siis nagu võib-olla see on korraks tema ajus mingi mõte, et mingi pakk tuli, ma pole midagi tellinud, vaatab seda, jälle need mingi Raffaellod ja siis viskab need ära, aga sina, ma ei tea, palju sul aega läheb nende tegemiseks, aga nagu ikkagi see, et sa ostad poest need asjad, et neid teha, sa teed need, sa paned need teele, sa maksad selle eest, et sa saadad selle paki. Ja selles suhtes ma saan aru, et ta on sulle niivõrd palju haiget teinud, et sa tahad nagu kuidagi talle seda välja näidata, aga ma kardan, et see ei tööta tegelikult päris nii, nagu sa tahaksid, et see töötaks. Ja võib-olla mul ei ole elus midagi nii traagilist juhtunud, kuigi ma ei tahaks sellega ka nõustuda, aga et ma kuidagi nagu tahaks öelda, et ära suuna oma energiat kättemaksu või mingisugusesse sellisesse, ma ei tea isegi, ma ei oska, see ei ole päris kättemaks ka, aga nagu mingisse nii negatiivsesse energiasse ära panusta, et pigem proovi sellest edasi liikuda ja kuidagi mitte sellele tähelepanu pöörata, oleks minu mõte. Aga aitäh igatahes selle voice'i eest, väga huvitav. Ma kuidagi kunagi ei mõtle selle peale, et keegi selliseid asju teeb, et iga aasta mingil kindlal päeval mingisugune selline spiteful mõttega asi. Nii, siin tuleb meil natuke pikem. Sa küsisid valentinipäeva kohta lugusid ja mul on üks lugu eelmisest aastast, see oli Bumble Date ja ma matchisin taga paar päeva enne valentinipäeva ja siis ta oli kohe mingi, et tundub tore, lähen välja. Mõtlesin okei, davai, aga 14 tundus meile mõlemale nagu natuke liiga hull esimeseks deidiks, nii et me panime 13 veebruar siis saime kokku. Ja ma ütlen ausalt, ta tundus mulle täiega äge kutt. Me väga palju ei chattinud enne, aga ta tundus täpselt siuke artsy ja siuke äge vibe, mis mulle nagu too hetk peale läks. Ja siis saime F-hoones siis kokku 13 veebruar ja kokkulepe oli see, et lähme õhtust sööma. Ja F-hoone tundus nagu siuke piisavalt siuke casual, et nagu ei ole nagu suurt pinget, on ju. Ja mina läksin tühja kõhuga, sest et ma tahtsin F-hoonest neid pelmeene, mida ma armastan lihtsalt. Ja ma läksin täiesti tühja kõhuga sinna ja siis istun lauda ja algus oli nagu okei, ta oli tõesti kena mees. Istume lauda ja siis ma olin mingi, no nii, et mis sa tahaksid või mis sa siis tahad tellida vaata. Siis ta mingi, ma tegelikult ei tahagi süüa, et mul kõht täis. Siis ma lihtsalt mingi, mida, et kas ma hakkan siin nüüd siis üksi sööma või? Ma ei öelnud muidugi seda, aga siis ma olin nagu tundsin nagu halvasti ennast, sest mul oli päriselt kõht tühi, aga siis ma olin mingi okei, et ma võtan endale siis need mingid laetud friikad, et see on üks siuke snäkk, on ju. No nii, tema tellis endale õlu, ma võtsin veini ja siis need friikad, on ju. Ja siis need friikad tulid ja ma ütlesin, et viisakusest, et kui sa tahad, võid ka võtta, vaata. Ja lihtsalt vend sõi mul kõik need friikad ära peaaegu. Ma reaalselt sain sealt mingi 1/5 maks nagu. Sest et point oli see, et ta oli kõige vaiksem ja introvertsem inimene üldse ja kui on üli introvertne inimene, siis ma lihtsalt hakkan nagu jäppima. Ja selle jäppimise käigus ma lihtsalt ei jõudnudki süüa väga ja tema terve aeg nagu sõis neid friikaid. Aga loo püant on lihtsalt see, et siis kui tuli lõpuks teenindaja ja mul oli sellest vestlusest juba täiesti kopp ees, sest et see on see, et ma ainult jäppisin üksinda. Ma küsisin talt küsimusi ka. Ja siis ma näiteks küsisin, et kus sa siis nagu töötad või millega sa tegeled. Ja siis ta ütles reaalselt mingi, ma ei tea, ma ei viitsi rääkida sellest. Ja siis ma mingi, okei. No nii, ühesõnaga ma lihtsalt pidin tervet seda vestlust kandma ja ma olin mingi tunni ajaga nagu nii väsinud, et ma tegelikult tahtsin juba koju minna.
siis tuligi teenindaja, ütles, ma ütlesin, et jaa, et võib arve tuua. Ja siis lepime kokku, tema kutsus mind välja. Ja siis oli see hetk, et tuli siis teenindaja koos selle kaardimakse aparaadiga ja vend läks telefonisse nagu kirjutama midagi. Ja siis aru, see teenindaja vaatas mulle otsa, mina vaatasin teenindajat, vaatasin seda kutti, ma lihtsalt mingi, okei, ma siis vist maksan. Ja siis aru, ma maksin mõlema ees, ma maksin tema 3 õlu, minu 2 veini ja need friikad. Ja lihtsalt kogu olukord oli nii kuidagi ebamugav. Ma mõtlesin, et ma ei tea, kas see on tema poolt mingi test, et kas naine on nõus esimesel teidil maksma. No ma ei tea, igal juhul ta oleks võinud nagu midagi öelda või nagu kas või splittida, et kui ta ei taha kõike maksta ise, vaata. Ma ei tea, mis on sinu arvamus selle koha pealt, et kas mees peaks esimesel teidil maksma või et kuidas see nagu võiks toimida. Igatahes mul käis sellel hetkel nagu nii ikk ära, et pärast väljas olles, läksime seal Defonest välja ja siis see nagu kallistas mind nagu, ma juba tahtsin nagu lahti lasta, aga tema ei lasknud veel, vaid ta hoidis mind täiega veel kinni. Ja siis ma lõpus, kui ta lahti lasi, siis see on kusjuures trikk kõigile, et kui sa ei taha inimesega samas suunas kõndida, siis sa küsid, et kuhu suunas sa lähed, siis ta näitab, et ta läheb sinna ja siis ma näitasin täpselt nagu 180 kraadi teisele poole, et et ma lähen sinna, kuigi mu auto oli pargitud sinna samma, kus tema oma. Aga siis ma tegin ühe väikse jalutuse ümber Telliskivi ja siis lõpuks jõudsin oma autoni ja siis muidugi tema veel pärast kirjutas, et tal oli nii tore ja ta ikka tahaks mind veel näha ja minuga kokku saada, aga siis ma ütlesin talle, et tead, siis ma ütlen ausalt, mul seda vibe ei olnud. Nii, my god, alustame algusest. Kui on kokku lepitud õhtusöögi date, siis ma ei taha kuulda ka seda, et teine inimene on mingi, ma olen tegelikult söönud või et mul pole tegelikult kõht tühi. Mida sa ajad, ma olen siia tulnud tühja kõhuga. No okei, kui see juhtub tõesti nagu mingi sõbrannadega, ma ei tea, mul ei ole probleemi üksinda ka süüa, aga jah, ma kujutan ette, et kui see on esimene date ja siis su date ütleb, et mul on tegelikult kõht täis, nojah, ega ei hakka mingit full meal'i endale võtma ja üksinda sööma, on ju. Ehk siis see nagu minus tekitaks ilmselt kohe selle mõtte, et kas ta on cheap ja tuligi selle mõttega, et ta tahab võimalikult vähe raha kulutada ja et ta ei hakka selle pärast sööki võtma. Nii et see oleks minu nagu mõte kohe seal. Ja siis see maksmise, enne maksmise juurde jõudmist, mis ma veel tahtsin öelda, et ma täiega saan aru sellest, kuidas väsitab ära, kui teine inimene üldse ei panusta vestlusesse ja sina oled see, kes kogu seda asja nii-öelda veab. Et siis juba tund aega on tegelikult nagu jumala pikk aeg, kus üksinda vedada kogu vestlust. Ja siis veel, kui sa saad vastuseks, et mingi, ma ei viitsi sellest rääkida, see on minu arust nagu selline ebaviisakas teise inimese poolt. Nagu, okei, ma ei tea, kui sa ei taha tõesti millestki rääkida, kuigi tööst rääkimine ei peaks olema mingisugune tundlik teema. Aga ütleme, et on mingisugune asi, millest sa ei taha rääkida, okei, aga siis, ma ei tea, küsi ise midagi vastu või vii teema kuskile mujale või tee midagi. Ehk siis täiega hästi saan aru sellest, kuidas selline date võib ära väsitada. Ma olen ise kunagi sellisel date'il käinud, kus ma tundsin, et mina vedasin tervet seda asja ja see oli mega väsitav. Ja nüüd jõuame sinna maksmise juurde. Issand jumal, kui ebameeldiv, et ta läks telefoni samal ajal, kui tuli maksmine. Tõesti, kui sa oled see inimene, et sa pole nõus esimese date'i eest ise maksma mehena, sa tahad pooleks teha, okei, aga siis tee pooleks, mitte et sa lased naisel enda 3 õlut kinni maksta. Nagu mis sul viga on? See jätab väga nagu, mis see eesti keeles, kuidas ma saaksin seda öelda, nagu cheap mulje. Ma ei saa öelda, et ta jätab odava mulje. See on kuidagi eesti keeles ei kõla nii, aga et väga halb esmamulje ja minul oleks sellest kohe kindlasti ka ikk, mul oleks tervest sellest asjast ikk. See, et nagu sa ei ütle midagi, sa lähed telefoni, see on selline argpükslik käitumine, väga imelik. Ja siis jah, see, et sa lased lihtsalt nagu täiesti vabalt minul maksta enda jookide eest. Väga-väga imelik ja minu isiklik arvamus on see, et mees võiks maksta
date'il. Aga ma saan aru, et kõik ei ole sellised ja mina kunagi ei suru kellelegi oma arvamusi peale. Aga nagu ma olen ka varem öelnud, siis lihtsalt selliste asjade puhul ongi oluline, et leiaksid üksteist nagu need sobivad inimesed, üksteisega sobivad inimesed. Ma mõtlen, et kui on siuke 50-50 mees, siis ta peab leidma ka selle 50-50 naise, kes tahabki kõik pooleks maksta, kes tunneb rõõmu sellest, et ta saab ise maksta. Ja kui on naine, kellele meeldib, kui date'il tema eest makstakse, siis ta peab lihtsalt leidma samade väärtustega mehe. Et nii on, ega sinna ei ole nagu midagi teha. Aga jah, no selles suhtes see on nagu hea, et kohe esimese date'iga tuli välja, et nope, see inimene ei ole sulle, et sa ei pidanud rohkem aega raiskama. tere, Kaisa, saadan sulle oma loo. Nimelt see juhtus mitu aastat tagasi, kus olin vallaline ja ma tõmbasin endale Tinderi. Matchisin seal ühe tüübiga, käisime date'idel, kõik oli hästi, aga kogu aeg oli tunne, et midagi on nagu puudu. Et meil ei olnud sellist leibelit veel küljes, aga asi hakkas nagu tõsisemaks minema. Me vist timmisime selle tüübi kokku äkki 3 kuud ja esimese kuu lõpus kirjutas mulle üks pikaajaline sõber. Et ma meeldin talle ja et tahaks näha, kuidas see asi edasi läheb. Meil ei olnud mitte midagi vahel olnud, ma kogu aeg friendzone'isin teda, minu jaoks oli ainult sõber. Ehk siis meil on nüüd Tinderi kutt ja friendzone'i sõber. Ja ma nagu proovisin mõlemale võimalust anda, samas selle Tinderi kutile nagu rohkem, sest et ma olin veits tõsisemad ja nagu see friendzone'i kutt oli täiesti minu jaoks ainult sõber. Ja mida rohkem ma selle friendzone'i sõbraga kokku sain, seda rohkem mõtlesin, et kurat, et ma peaksin talle ikkagi võimalust andma. Ja lähenemas oli valentiinipäev. Ja ma mõtlesin, et okei, teeme niimoodi, et see, kes minule enne nagu kutse teeb sõbrapäevaks midagi teha, sellele ma annan nagu rohkem nagu seda aega ja pühendumust. Nii. Oli siis veebruari algus, mitte midagi. Kumbki poiss midagi sellest nagu ei rääkinud. Ma olin nagu okei, pärast ongi nii, et ma jään üksi, onju. Ja lõpuks oli siis niimoodi, et kuna me selle friendzone'i poisiga saime tihti kokku, mitte sellepärast, et kahekesi olla, vaid erinevatel tingimustel. Siis ta andis mulle ükskord päev kaardi ja ta oli nagu tahavase hiljem. Siis ma nagu okei, mida iganes, ma ei arvanud midagi sellest. Ja siis seal oli kirjas, et kas ma oleksin tema Valentine. No ja muidugi ma olin nõus sellega. Ja mõned päevad hiljem küsis ka see Tinderi kutt, aga ma ütlesin, et mul on plaanid selleks päevaks. Igal juhul andsin siis selle friendzone'i kutile võimaluse. Ja ütleme nii, et läks väga edukalt, sest me oleme nüüd aastaid koos olnud, sai mitu aastat tagasi. Ja me oleme mitu valentiinipäeva koos veetnud. Nii et ma ei saakski olla õnnelikum. Ja ma ütlen, et see minu meetod sobis väga hästi, kui on selline dilemma kahe meesterahva vahel. Issand, kui nunnu lugu, nii tore. Ja ma olen nagu aja jooksul ikka mingi, ma ei tea, sotsiaalmeedias või kuskil nagu näinud neid lugusid, et millest jääb justkui mulje, et mõnikord naised panevad liiga kiiresti mehed sinna sõbratsooni ja ei anna neile nagu rohkem võimalust. Aga siis ongi nagu ma olen varemgi mingisuguseid siukseid taolisi lugusid kuulnud, et kui sa siis lõpuks annad sellele võimaluse, siis tegelikult nagu võib sellest mingi nii armas ja tore asi välja areneda, et mul on vähemalt mulje jäänud, et tihti miks pannaksegi võib-olla siis need mingid sorti mehed sinna sõbratsooni, et nad on võib-olla nagu liiga head või liiga sellised nunnud ja toredad. Et võib-olla sellepärast, aga samas kindlasti neid põhjuseid on erinevaid, see on lihtsalt selline stereotüüpne ma ei tea, mulje, mis mul on jäänud. Aga väga vahva jah, ma ise ei ole kunagi suutnud olla see mitu rauda tules inimene, kuigi ma saan aru, et see olukord nagu on natuke teistmoodi, aga jah, et kui on mitu rauda tules ja sa ei ole suutnud otsustada ja sa ei tea, mida teha,
siis võib-olla tõesti toimib selline, et noh, ma ei tea, see ei pea olema ainult valentinipäevaga seoses, aga ka mingi sünnipäeva või mõne muu sündmusega seoses, et kumb ennem mingisuguse movie teeb nii-öelda. Et siis annad sellele inimesele võimaluse. tere, Kaisa! Kuna kandideerin oma looga sõbrapäeva episoodi, siis soovin sulle ka head sõbrapäeva. Nimelt mõtlesin, et jagan oma lugu kihlumisest. Olime abikaasaga olnud selleks hetkeks koos 1 aasta ja planeerisime reisi Londonisse. Ja kuna see oli ka mu abikaasa esimene kord Londonis, siis oli see reis veel erilisem. Aga mina ei kahtlustanud mitte midagi, kuna me olime selleks ajaks olnud koos ainult 1 aasta ja kuna eelmises suhtes kust ma välja tulin, ei olnud ma väga nagu juttu teinud abiellumisest ja kihlumisest ja laste saamisest, siis mul ei olnud ka nagu mingit teemat, et noh, nüüd oleme aasta koos ja kindlasti peaks nagu kihluma või nii. Ma isegi ei mõelnud sellele. Ja olime siis Londonis ja käisime kõikides ilusates kohtades nagu London Eye ja Tower Bridge ja London Bridge ja Buckinghami palee ja St James Park ja kõik kohad, mis sa mõtled, et võiksid olla kihlumiseks sobivad kohad. Kõik kohad jalutasime läbi, kõik oli tore, käisime veel dinneril, Oxford Streetil jalutamas, et hästi tore reis oli. Ja oligi juba reis lõpule jõudmas, olime meie hotellitoas, mina siis mõtlesin, et noh, et võtan riidest lahti, lähen käin pesus, pakin kohvrit, et meil läks lennuk suht vara hommikul ka. Ja nii kui ma olin ära võtnud oma sokid, mis olid siis terve päev olnud mul jalas ja ma ei tea, kes on Londonis käinud, teab kindlasti, et seal alla 20 000 sammu päevas ei tule. Siis seisan mina need mustad sokid käes, keeran ringi ja vaatan mu tulevane siis tol ajal ka abikaasa seisab sõrmus käes ja palub mu kätt. Ja mul oli lihtsalt niimoodi, et oh my god, nagu tegelikult ka kõikidest kohtadest, mis me olime nagu olnud, kõik need ilusad kohad, kus oleks võinud teha seda ettepanekut. Sa valid selle hotellitoa, mina mingi mustade higiste sokkidega seismas. Aga noh, vähemalt see nagu tuli ja ilmselgelt ma ütlesin jah ja siiamaani oleme koos olnud juba 10+ aastat. Ja ka ikka ma talle meenutan, et ja, et pidid ikka selle kõige romantilisema hetke nagu tegema selleks. Ja kuna ma küsisin ta käest ka, et miks ta ei teinud nagu mõnes paremas kohas seda ettepanekut, siis ta ütleski, et Londonis oli nagu nii palju rahvast, ta ei tahtnud üldse seda tähelepanu, et ta kogu aeg käis sõrmus käes. Ja mõtles, et nüüd, aga seda hetke ei tund. Ja see hetk tuli siis hotellitoas, vot. Oh, jällegi nii tore lugu. Aga ma ise nagu jäin ka mõtlema, et noh, just need siuksed nagu ilusad ja turistikad kohad, et need on ju kindlasti nagu nii rahvast täis. Et siis see hetk ei ole üldse privaatne kuidagi ja nagu nii palju mingit tähelepanu kindlasti tuleks selles momendis, et noh, kuna mina ise ei ole kunagi ihaldanud sellist mingit avalikku kihlumist või sellist kuskil, no ma ei tea, Eiffeli torni juures või mingit sellist nagu, vaid pigem midagi privaatset, et siis ma sellest nagu seisukohast saan väga hästi aru, miks mitte. Muidugi ma nagu ise mõtleks, et võib-olla annaks ikkagi korraldada ka selle Londoni reisi ajal kuskil nagu hotellitoast väljaspool mingisugust privaatset momenti. Aga eks ta ilmselt seda üritas, kuna nagu sa ütlesid ka, tal oli kogu aeg see sõrmus ikkagi kaasas, et ta vast vaatas selle pilguga ringi küll, et leida seda momenti, aga eks ta vast pabistas ka, ma arvan, ja siis ilmselt kõige turvalisem tundus ikkagi see hotellituba. Aga tegelikult ju ikkagi väga armas lugu ja nii äge, et see oli sinu jaoks nagu täielik üllatus. Et kuigi ma muidugi alati, sa küll ei öelnud nagu täpselt seda, et kas sa selle kaaslasega olid abiellumisest rääkinud, sa vist ütlesid, et sa eelmise kaaslasega ei olnud üldse nagu abiellumisest, laste saamisest rääkinud, aga kas sa selle kaaslasega olid, et selles suhtes ma ikkagi alati soovitan inimestel nagu nendest teemadest, just nagu abiellumise teemast ka päriselt rääkida, kui nagu suhe on juba tõsisem, et ikkagi olla samal lehel, et ei tuleks jumala eest välja seda, et üks inimene näiteks on mingi, ma pole kunagi tahtnud abielluda ja teine on mingi, issand, see on mu elu unistus olnud, on ju. Et alati on nagu hea natuke nendel teemadel rääkida, et aru saada, et olete samal lehel.
aga no igal juhul see lugu lõppes ilmselgelt väga hästi ja olite samal lehel ja olete siiamaani samal lehel, et vau, 10+ aastat juba sellest möödas ja oletegi nüüd abikaasad. Nii et mega lahe. Väga, väga armas lugu. Ja nüüd ongi meil valentinipäeva voice'id kuulatud. Ma episoodi lõpus loosin selle kingituse ka välja, aga ma tahtsin lugeda paar Reddit story't. Ma lasin siis eesti keelde tõlkida siin ühe loo ja kusjuures ma ei tea, ma ei ole nagu väga hea selles Redditis orienteerumises tegelikult, aga ma üritasin leida nagu mingeid mahlaseid valentinipäeva lugusid, aga ma nagu ei leidnud eriti palju mingisuguseid väga mahlaseid lugusid. Aga ühe ma igal juhul leidsin ja siis teine on mingisugune lihtsalt nagu kurb lugu, mille ma loen, aga alustame ühest Kas ma olen jobu loost. Ehk siis pealkiri on Kas ma olen paha inimene, kui ma ütlesin oma mehele, et ma vihkan oma sõbrapäeva kingitust. Sel sõbrapäeval leppisime mehega kokku, et me ei tee teineteisele kingitusi ja keskendume lihtsalt koos veedetud kvaliteetajale. Mul oli ainult üks erand. Palusin, et ta tooks mulle lilli. Mitte midagi kallist ega erilist, lihtsalt väikse kimbu karikakraid, mis on mu lemmiklilled. Olen alati üsna selgelt öelnud, et tahaksin aeg-ajalt lilli ja püüdnud teha talle arusaadavaks, mida ma soovin. Ta ei too mulle lilli, ei meie aastapäeval, sünnipäeval ega ühelgi teisel tähtsal päeval. Ja ma tõesti tahtsin vähemalt sõbrapäeval lilli saada. Sõbrapäev saabus. Käisime väljas söömas ja tegime muid toredaid asju, aga terve päeva ootasin, et ta mind lilledega üllataks. Selle asemel ütles ta õhtusöögi lõpus, et tal on mulle üllatus. Ja see osutus kõrvarõnga paariks. Need ei olnud üldse minu stiilis, aga püüdsin siiski olla tänulik ja näidata, et hindan tema pingutust. Kui koju jõudsime, ei suutnud ma enam end tagasi hoida ja küsisin temalt lillede kohta. Ta ütles, et ta ei ostnudki neid. Vastasin selle peale, et oleksin eelistanud lilli nendele inetutele kõrvarõngastele. Tunnistan, et mu sõnad olid väga karmid, aga ma olen lihtsalt väsinud sellest, et ta ei kuula mind ega võta arvesse seda, mida ma tegelikult tahan. Nii et, kas ma olen jobu, et ütlesin oma mehele, et vihkan oma sõbrapäeva kingitust? Edit. Kuna Reddit ei lase mul kommentaaridele vastata, tahan teha mõned täpsustused. Mina maksin meie tegevuste eest ja tema maksis õhtusöögi eest. Ütlesin talle väga selgelt, et tahan lilli. Just seetõttu nimetasingi seda erandiks meie kingitusi ei tee reeglist. Ma ei ostnud ka talle kingitust, sest me mõlemad leppisime üksmeelselt kokku, et me ei vaheta kingitusi. Ma isegi näitasin talle toidupoes karikakra kimpu, mis maksis umbes $15 ja mida ta oleks võinud mulle osta. Ma sain nii vihaseks, sest lilled on see üks asi, mida ma olen temalt palunud juba meie suhte algusest peale ja ta on mulle lilli toonud ainult ühe korra. Veel üks edit, kuna paljud on segaduses. Kingituste mitte vahetamise idee tuli temalt, sest me teeme teineteisele kingitusi niigi terve aasta jooksul. Kui me sellest rääkisime, ütlesin, et see sobib mulle ja et ma soovin ainult lilli. Tema nõustus sellega. Ma ei ostnud talle kingitust, sest ta on ise öelnud, et ta ei taha midagi. Selline lugu ja minu arust see lihtsalt illustreerib nii väga seda, kui palju võib haiget teha see, kui su partner ei kuule sind või ei kuula sind siis. Et nagu ta otsustab mitte vastata sinu vajadusele, soovile, ootusele. Et see on ju otsus. See peab olema teadlik otsus, eriti kui see naine on selle nii selgeks teinud. Nagu ma siit aru sain, siis oli ta sellel aastal selle nagu nii klaar selgeks teinud, mida ta soovib, kui üldse saab olla. Ja veel seal poes vihjamine, ühesõnaga, et see tundub lihtsalt nagu näkku sülitamine. Et jah, sa võid olla samaaegselt tänulik, et inimene on kuskilt otsast pingutanud, aga sa võid ka olla samaaegselt pettunud, et sinu vajadused ei loe teisele inimesele. Ja nagu kui ta on rääkinud terve suhte vältel sellest, et ta tahaks vahepeal lilli saada ja ta on ühe korra saanud lilli, siis see on mitte austav käitumine lihtsalt paarilise poolt.
ja ma arvan, et kui sul on normaalne suhe, siis sa peaksid saama öelda seda, et jah, ma olen tänulik sinu pingutuse eest, aga ma olen pettunud sellepärast, et ma väljendasin sulle mitmeid kordi, mis on see üksainus soov, mis mul on, ja sa otsustasid seda eirata. Ja kui su partner sind tõesti südamest armastab ja tahab kõike paremat, siis see ei ole see koht, kus solvuda, vaid see on see koht, kus teha paremini ja nagu reaalselt kuulata. See on nüüd see koht, kus nagu olla kohal ja kuulata, kui sa sellest suhtest hoolid ja tahad, et see toimiks. Vot. Ja Redditis ka hääletati, et ta ei ole jobu või sitapea või mis iganes see eestikeelne vaste siis on. Ja siis ma leidsin jah mingi sellise threadi, kus inimesed jagasid kurbasid valentinipäeva lugusid või et mida nad on, mis on kõige kurbem asi, mida nad on valentinipäeval näinud, vist oli see üleskutse. Ja siis üks naine kirjutas, et mu mees ja mina olime ühes ülimalt peenes restoranis, sellises kohas, kus õhtusöögi salvrätikud sobitatakse külaliste riietusega ja laud pühitakse toidukordade vahel purukestest puhtaks. Kõikjal olid baarid, reaalselt iga nurga peal, tõeline sõbrapäeva õhtu. Ja siis oli seal üks vana mees, hästi riides, istus nurgalauas täiesti üksi. Ta ei paistnud kedagi ootavat, ta nautis uhket mitmekäigulist õhtusööki. Vahepeal näis, nagu ta räägiks kellegagi, aga tema vastas ei istunud kedagi. Võis muidugi ka olla lihtsalt närimine, ikkagi liharestoran ja ta oli eakas, nii et kes teab. Hambaproteesid äkki, igatahes. Mõned inimesed arvavad, et üksi söömine, eriti sõbrapäeval, on kurb, aga see mees avaldas mulle muljet. Üksi, enesekindlalt ja nagu boss, peenes restoranis sõbrapäeval. Tundus, et ta tahtis endale lihtsalt ühe korraliku õhtusöögi lubada ega hoolinud vähimalgi määral sellest, mis päev parasjagu on või mida teised inimesed teevad või arvavad. Nii et saatsin talle pudeli sama veini, mida meie jõime. Ettekandja ütles mulle, et see mees ja tema naine käisid seal igal aastal sõbrapäeval ja oma pulma aastapäevadel umbes 25 aastat järjest. 2 aastat tagasi suri tema naine ja nüüd käib ta seal üksi, sööb suure piduliku eine ja räägib oma naise tooliga. Nii armas ja nii kurb. Ma ei tea, see oli lihtsalt jälle nagu mingi filmist välja võetud moment. Nii kurb. Reaalselt pisarad silmas, kui ma näeksin. Mingid vana onu üksinda istumas restoranis ja tooliga rääkimas. I cannot. Nii, ja mul on üks viimane kurb lugu veel, muidugi nüüd ma lõpetan kurval noodil, aga võib-olla meil on kõigil siit midagi ka endaga kaasa võtta. Teismelisena ei olnud mul tüdrukutega eriti vedanud. Ma ei olnud just kõige nägusam poiss, nii et kui ma ühel aastal sõbrapäeval kooli jõudsin ja nägin oma laual kaarti, oleksin peaaegu šokist tagurpidi salto visanud. Kui ma aus olen, siis ma olen üldiselt üsna tusane, miserable oli inglise keeles. Aga mitte tol päeval, ma särasin, ma pole vist kunagi nii palju naeratanud. Siis kutsuti mind kõrvale ja öeldi, et see oli nali minu kulul. Inimesed olid rahad kokku pannud ja võltsinud kaardi lihtsalt selleks, et vaadata, kuidas ma end lolliks teen. Ja ma tegingi. Pärast seda pole ma sõbrapäeva enam kordagi tähistanud. Et ma tean, et mul on siin nooremaid kuulajaid ka. Ma eeldan, et täiskasvanud mingisuguseid selliseid kurjasid trikke ja nalju teiste inimeste kulul ei tee enam, aga võib-olla ka noortele, et sellised naljad ei ole naljakad. Naljakas nali on see, mis on kõigile naljakas. Kui see on kellegi kulul ja tema jaoks see ei ole naljakas, siis ei ole nali. Ehk siis oleme kaastundlikud, sõbralikud teiste inimeste vastu ja selliseid lolle trikke, nalju ei ole vaja kindlasti teha, sellepärast et see võib kellegi päeva, üks asi, et päeva ära rikkuda, teine asi, see võib kellegi jaoks kas või siis terve mingi püha ära rikkuda, et nagu see noormees ütles, siis ta ei ole sellest ajast saati ühtegi valentinipäeva tähistanud. Ehk siis oleme hoolivad, sõbralikud ja heatahtlikud. Aga ma soovin teile kõigile ilusat sõbrapäeva nädalat.
ma loodan, et naudite, tähistate, ükskõik, kas olete vallalised või kellegagi koos, et kas või osta endale ise lilli, sellepärast et kõige olulisem suhe siin elus on meil suhe iseendaga. Väike klišee moment siia lõppu ja kingitus, et ma ei unusta, ma oleks peaaegu unustanud juba. Ma arvan, et anname tänase kingituse sellele Bumble date'i tüdrukule, kes pidi ise maksma ka mehe 3 õlle eest ja vedama tervet vestlust. Et kingituse saadan sulle ja suur aitäh kõigile, kes panid oma voice'id teele ja kõigile, kes täna kuulasid ja kuuleme-näeme juba järgmises episoodis. Tšau!